Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Ela tennisetähtedele kaasa Telia live-kanali vahendusel. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi VTA turniiride mängud terve aasta otse. Lisaks poolfinaalid ja turniiride finaalmängud. Vaata ja ela omadele kaasa Telia live-kanalil. Tere tennisesõbrad! Tennisekarussell pöörleb meeletu kiirusega ning kohe-kohe on läbi saamas aasta viimane Suure Slami turniir US Open. Matchpalli podcast, mis läheb täna eetrisse juba 12. korda, üritab selle kõigega sammu pidada. Tänases saates on meil külalisteks Eesti Davis Cupi koondise kapten Eke Tiidemann ja 24 korda Eesti koondist esindanud Vladimir Ivanov, sest järgmisel nädalal peetakse kaugel Kreekamaal Euro-Aafrika tsooni 3. grupi kohtumisi. Enne kui külalistega juttu teeme, kuulame ära salvestatud telefoniintervjuu USA-st naasnud treener Märten Tamlaga, kes viibis nädal aega US Openil isiklikult kohapeal. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Räägi, Märten, kui kaua sa seal USAs olid ja mitu päeva siis tennisemängu nautida said? Nädal aega olin US Openi tabeli esimesest päevast alates ja tulin tagasi pühapäeval, kui siis esimene nädal läbi. Nägid kõik eestlannade matšid ära? Eestlannade üksikmängumatšid nägin kõik ära, paarismängu ei näinud. Paarismängu pidin telekast vaatama. Aga hakkame Anett Kontaveidis pihta. 2 matši sai pidada esimeses ringis. Sara Sorribes Tormo alistas 6-1, 6-1 ja teises ringis Ayla Tomljanovitši 3 setis ja kahetsusväärsel kombel haigestus enne kohtumist Belinda Bencic'iga. Mis mulje sulle Anetti esitused jätsid? Esimene mäng oli, Anett oli klassi võrra ikkagi kõvem mängija kui Sorribes Tormo. Ja Anett mängis ka, ütleme, väga hea partii tegi Anett seal mängus, et seda oli nagu täitsa pingevaba ja lust oli vaadata. Et ma olen tihti seda mõelnud, et tahaks selliseid mänge tihedamalt näha, kus oled täiesti kindel, et oma mängija võidab. Et see oli üks nendest mängudest. Et igav ei hakanud? Igav ei hakanud, sellepärast, et mingi hetk, ilmselt seal Anett ka suhteliselt varakult tunnetas küll, et ta võidab selle mängu, aga kui ta oli juba seal pikalt ees, et oli seal 6-1 ja teises setis oli ka breigi saanud, siis Anetti mäng läks veel järjest paremaks, et eks ta vabanes nagu, et ta tunnetas oma üleolekut, tunnetas ka seda, et seis on, näitab sama, et seal üks game oli, kus Anett vist, ma mäletan, et kas 3 või 4 tõrjevinnerit järjest, kus juures nii esimeselt kui teiselt Sorribes Tormo servilt, et seda mängu oli küll väga mõnus ja lust vaadata, väga pingevaba vaadata. Teises ringis Tomljanovitši vastu ise ta ütles, et tavasetis kulus aega, et selle tuulega kohaneda. Kuidas koha peal paistis? Jaa, koha peal ma istusin Alo Ojastalu kõrval tegelikult, et arutasime seal omavahel ka, et tuul väga naljakalt kuidagi keerutas, et lipud, see oli ka, ta on ikkagi siuke väike nagu staadion on seal, eks, et lipud staadioni tribüünide kohal näitasid, olid ühte suunda pööratud, aga väljaku peal nagu see tuul oli teises suunas. Et ma arvan, see võis seal ka mängijatel pea nii-öelda segadusse ajada, et ja kõigil lisaks see tuul käis kuidagi hiiliti, et see tõesti olid tuule osas rasked tingimused sellel päeval, jah. Aga kui mänguoskused ja nii-öelda mängutase kõrvuti panna, siis oli ikkagi Austraalia ennast üle? Jah, see oli selles mõttes, nüüd see oli jälle vastupidine mäng esimesele päevale, et vaatad mängu ja igas elemendis tundub, et Anett on parem, et on jällegi nagu klassi võrra parem mängija. Aga seis oli sett Tomljanovitšile ja teine sett breigiga Tomljanovitš peal. Et seal teine sett 2-1, kui Anett taga oli, siis tegelikult seal minu arvates mängis Anett paar sellist väga õnnestunud, üks võib-olla ka natukene õnnega pooleks punkt, mis ta võrgus võitis.
ja need andsid talle niisuguse uue hingamise ja uue positiivse energia ja sealt hakkas siis nagu see mäng tegelikult Aneti poole kerima, et kuigi see sett oli 7-5, aga Anett läks ju 5-2 ette tegelikult teises. Ja kuidagi nüüd kolmandas setis oli siis, lõpuks oli siis see tunne, et noh, ei tohiks enam küll kaotada, et kuigi oli väga pingeline, siis kogu aeg oli nagu oli kõrvalt vaatajana oli hea nagu näha, et Anetil oli idee, kus ta punkte sai, Tomljanović lihtsalt nagu proovis kõvasti lüüa igalt poolt. Ja me ei saa kunagi teada, kuidas oleks läinud mäng Benčićiga, kui Anett oleks saanud väljakule tulla. Kuidas teie fännid sellest nii-öelda teada saite, et Anett sel päeval ei võistle? Olite te valmis väljakule juba minema? Jah, no see oli, kui ma nüüd seda päeva meelde tuletan, siis praegugi tegelikult paneb ohkama, et kuidagi nii positiivses meeleolus sai eelmine õhtu magama mindud ja eks ikka ju vaatad tabelit ja tundub, et tabel oli ees nagu kõik võimalused olid olemas, ega Benčićiga ei oleks kindlasti lihtne mäng olnud, aga ikkagi väga mängitav vastane ja tundus, et Anett on heas vormis ja siis hommikul ärkad ja läbi Aneti ema tegelikult jõudis info meieni, et Anett on haiglas ja et kindlasti täna väljakule ei lähe. Et see oli täielik nagu külma vett oleks keegi visanud krae vahele, et täielik šokk oli. Et lausa haiglasse sattus, jah? Ja, ta vist igaks juhuks viidi alguses haiglasse, jah. Seal oli vist kõrge palavik oli olnud, et selles oli põhjus. Aga kiirelt Kaia Kanepist ka rääkides, et 2 matši pidas, teise kaotas. Oskad sa välja tuua mõne kaotuse põhjuse, et ega ju silmaga näha nüüd see vahe nüüd nii suur nüüd ka ei olnud, lihtsalt mõned punktid ja mõned lihtvead? Jah, ega ju seis ju näitas ka seda, et oli pingeline mäng ja tegelikult peab tunnistama, et kui ma selle esimest setti vaatasin, siis minule tundus, et Kaia peaks võitma selle mängu. Et Kaia nagu tundus, et kontrollis seda mängu, aga siuksed tähtsad punktid tulid, ma ei saa öelda, et tobedad vead, tulid natukene ebaõnnestunud löögid. 5 senti siit out, 3-4 senti teiselt poolt joont out ja oligi järsku game läinud Vekicile ja oli hoopis Vekic, vist kui ma õigesti mäletan, läks 4-2 ette. Et kui tegelikult oli tunne, et Kaia võiks selle mängu nagu võita, et Kaia domineeris, ründas, aga mõned ründalöögid lihtsalt ei õnnestunud ja niisugune see tennis on, et kui tähtsad punktid võidab teine mängija, siis ta võidab mängu, jah. Noh, täna Eesti aja järgi kell 7 pannakse pall mängu Benčići ja Vekici omavahelises veerandfinaalis. Võiks ju olla meie veerandfinaal? Muidugi võiks, jah, et selle võrra valusam on mõelda nende nii-öelda siis Kaia kaotuse üle ja Aneti haigestumise üle. Millised tipphetked sul sellelt turniirilt veel meelde jäävad? Milliseid matše oma silmaga nägid? Oma silmaga nägin kohapeal olles, nägin Djokovic'i ja Kudla mängu. Oli esimest korda elus sain minna night sessionile US Openil. Ma ei olnud varem night sessionil nagu käinud. Et sellest räägitakse. Ma alati, kui nii-öelda tennisina mõtlesin, et mis seal ikka nii erilist olla saab. Tennis on ju tennis ja aga tõesti ameeriklased panevad seal night sessionil püsti kihvti show, et valgustusega ja muusikaga ja see rahvas, pealtvaatajad on hoopis valjemad õhtuti seal, eks seal võib-olla ka on seda alkoholi siis rohkem tarbitud, aga see oli tõesti kihvt show ja kihvt elamus ja Djokovic'i mäng oli ka ikkagi väga, see oli tõesti ka suur spordielamus minu jaoks vähemalt, jah. Paaril päevas sadas päris kõvasti vihma, palju see fänne nörritas? Meid eriti ei seganud sellepärast, et meil veras, sadas vihma, kui ma nüüd õigesti mäletan, kolmapäeval, kus ei Kaia ega Anett ei pidanud mängima, Anetil oli ainult paarismäng
ja meil ei olnud isegi selleks päevaks pileteid, et ei planeerinudki nagu väljakutele minna ja selles mõttes ei seganud nagu üldse. Julged sa teha ennustuse, kes meeste seast võidab turniiri? Räägiti turniiri alguses, et jõuda ikka Djokovic'i ja Federeri finaal ole, aga mõlemad, mõlemal pass vaatab vastu ja vigastused on kerged tulema, aga Nadal on nendest ikkagi kõige tervem hetkel. Jah, ausalt öeldes, kui ma nägin, et Djokovic loobus, siis mul juba tärkas lootus, et äkki on nüüd jälle Federeril võimalus, aga täna öösel ta kahjuks kaotus, et nüüd vaadates mängijaid, kes seal järele on jäänud, siis Nadal on kindlasti favoriit, jah, aga väga põnev mäng ja minu arvates on veel ka Daniil Medvedev tõusev Venemaa täht, aga samas, ütleme, ma eile tema mängu vaatasin, tal on seal küll on käsi, küll on jalg, kõik on kinni teibitud, et ma tegelikult üllatusin, et ta võitis Vavrinkat üldse, aga jah, kui peab kedagi ennustama võitjaks, siis ma praegu pakuks Nadali. Ja ega naistest Serenale vist vastast sel nädalal ei ole? Jah, tundub küll, et kui sa siin enne meil küsisid, et mis oli mul siuke US Openi elamus, siis ma küll vaatasin seda mängu telekast, kui Serena mängis esimene ring Šarapova vastu, siis imelik on seda küll öelda, aga 5 klassi kõrgem mängija oli Serena võrreldes Šarapovaga, et lõi Šarapovast lihtsalt palli nii palju kõvemini. Et ma praegu ja vaadates ka tulemusi, mis ta teiste vastu on mänginud, ma ei näe mingit võimalust teistel naistel tema vastu. Aga selge, aitäh sulle, Märten, et said aega ja jõudu sulle tänastes tegemistes. Ja, aitäh. Nägemist. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Ütleme tere uuesti siit Matšpalli stuudiost. Mina olen saatejuht Gunnar Lehest ja istub minu kõrval kaassaatejuht Riho Kallus. Tere. Vladimir Ivanov. Tervist. Ja Davis Cupi koondise kapten Eke Tiidemann. Tere. No meil on, jätkame siit US Openi lainel, siis meil on siin suur paks Alfred laual, sest Riho ei suutnud kuidagi taluda seda Federeri kaotust täna ja on kuidagi emotsionaalne. Tahad sa rääkida, mis sinu sees siis toimub? Jah, ma isegi mõtlesin, et ma täna öö jätan magamiseks vahele, et saab poolfinaali ja finaali vaadata, et kuidagi nagu tundus, et ehk sealt ikka tuleb see võit, aga eks seal on, ma arvan, et seal kindlasti väga, väga raske, üks Federer oli see, kes mängis enne seda, kui Djokovic oli turniiril ja teine Federer oli see, kes mängis peale seda, nii et nad mängisid teatavasti ju mõlemad ühel samal päeval. Hommikusessioonil mängis Federer Goffiniga, võitis väga kindla matši ja õhtusessioonil kaotas Djokovic Vavrinkale. Ja siis peale seda hakkas ju meedia pasundama, äkki tuleb suur finaal Federer-Nadal, eks ju, et samas Federeri tänane vastane on väga, väga raske hooaega pidanud taluma, vigastused, loobumismõtted, lähed mängima Federeri vastu, kaotada pole midagi. Nii see on, et ma arvan, et see võis nagu natukene emotsionaalselt ja mentaalselt väga raske olla Federeri jaoks tänane matš, aga kurb, muidugi. Vova ja Eke, kui palju olete teie saanud US Openit oma tegemiste kõrvalt jälgida? Öö läbi vast üleval ei istu, aga midagi ikkagi näete? Mina eriti väga palju ei vaadanud. Vaatasin Aneti mänge ja meile vaatasin selle Vavrinka ja Medvedeva mängu. Et praegu hetkel väga palju aega ja ei ole vaadata ja neid ajad ka eriti sellised mitte kõige mugavamad. Oma soosik sul sellel turniiril on, kas või nendes, kes alles on jäänud? Ei, tahtsin ikkagi finaalis Federeri näha, et me Jürgeniga mõtlesime, et Federer on selline nagu suur legend, et tal on nii palju Grand Slam 20 aga siis ikkagi mõtlesime, et 2-3 aasta pärast võime avastada, et näiteks Djokovicil või Nadalil on siis ikkagi rohkem. Et ma ei tea, praegu tundub, et Nadal on nagu kõige suurem seal favoriit, aga kindlasti ma arvan, Medvedev oskab talle ka midagi nagu vastu panna. Eke, palju oled saanud jälgida? Pisteliselt olen ikka vaadanud, võib-olla päris otsast lõpuni peale meie naiste mängu ei ole vaadanud,
aga üks mängija, kes mind huvitab, on Demi Noor, et tema mänge ma olen jälginud. Ja võib-olla ta on üks selline mängija, keda mina ootaks, et äkki võib-olla jõuab sinna päris tippu välja. Aga eestlannadest rääkides, Eke, kuidas sulle tundus, et Anett oli ikkagi, ütleme, selle aasta tulemuse vaadates üliheas vormis ja ääretult kahju, et Belinda Bencic'i vastu väljakul ei saanud minna, eks? No muidugi kahju, et ta on ju tegelikult on järk-järgult kogu aeg läinud paremaks, stabiilsemaks ja ütleme, see mängu tase, kui sa telekast vaatad, kuidas ta mängib, et see on nagu ikkagi muljetavaldav juba ja kui palju häid võite ta on saanud esikümne mängijat, sellest on kindlasti kahju, et sellel viisil jääb turniir pooleli. Riho, mäletad enda emotsiooni, kui teada said, et Anett peab haiguse tõttu loobuma? Jah, loomulikult see on äärmiselt kurb ja just nagu vaadates eelnevaid turniiri, kuidas ta Ashley Bartiga mängis, mis oli nagu üli napp kaotus, et see oli nagu super kihvt esitlus Aneti poolt, et loomulikult ma lootsin ja tahtsin näha teda mängimas nii kaua kui võimalik, aga jah, kurb. Aga lähme nüüd põhjuse juurde, miks meil Eke ja Vladimir siin stuudios on. Järgmisel nädalal 11.–14. septembrini Davis Cupi matšid Kreekas meid ees ootavad. Vova, kas selleks turniiriks valmistumisel on kuidagi teistsugune närv, teistsugune energia sees kui tavaliseks ATP ITF-i turniiriks valmistudes? Ei, kindlasti on. Davis Cup, see on minu arust nagu ainuke selline võistlus, kus nagu sa mängid mitte nagu ainult enda eest, vaid tiimi eest ja riigi eest. Ja nii palju, kui mina tean, nii palju, kui ma olen Jürgeni näiteks mänge näinud, siis ma ikkagi võin öelda, et kõige paremat tennist ta on näidanud Davis Cupidel tavaliselt. Ja ma arvan, et see on päris hea kogemus noortele. Kahju, et seal praegu me oleme neid 3. liigas, mitte teises liigas. Teises liigas oli natuke mõnusamad neid võistlused, kuna võistlejad mängite nagu ühe tiimi vastu ja te mängite 3 päeva. Praegu vist isegi 2 päeva, aga ikkagi see on natuke teistsugune. Siis kui teil on 8 tiimi seal kohal, siis ei ole nii hea mängida, et te mängite iga päev ühe riigi vastu, mängite 2 üksikut, ühe paari ja siis mängite niimoodi 4 päeva järjest. Kui võrrelda teist ja 3. liigat, see on ikka natuke päris erinevad liigad ja teises liigas ikkagi parem mängida kui 3. No aga räägime sellest nii-öelda, kuidas see nimetab, poliitikast või reeglite väänamisest, uuendusest. Miks me üldse 3. liigas oleme? Tegelikult Eesti võitis eelmisel aastal Tuneesiat ja teenis oma koha teises liigas. Eke, kui halb üllatus sulle oli, et tuleb jätkata ikkagi 3. Ikka oli halb, et siis kui mina konkreetselt kapteniks sain, siis me olimegi 3. liigas ja meie niisugune pikem eesmärk oli ju ikkagi jõuda vähemalt esiliigasse. Aga 2 aastat küll jäime seal teises liigas pidama, edasi ei saanud. Aga see oleks ikkagi olnud nagu parem lähtekoht sealt edasi minna, et nüüd me peame uuesti sealt nii-öelda põhjast alustama. Ega Eestil, kui see reeglite uuendus nii-öelda välja hõigati, enam mingit sõnaõigust siin karjuda ei ole, et meid selles suures tennisemaailmas meiega nii suurelt ei arvestata, eks? Meiega muidugi ei arvestata, et näiteks isegi Poolaga ei arvestata, kus on ikkagi kõvemad mängijad. Et minu teada Poolal oli kunagi Davis Cupi korraldamises, olid seal mingid puudujäägid ja siis ta sai sealt mingisugust trahvipunktid, tänu millele siis nii-öelda miinuspunktid rankingus, et kus ta siis langes ka 3. liigasse. Nemad tegid küll kõva kära ja isegi tahtsid vahepeal minu meelest boikoteerida, aga ei tulnud sellest ka midagi välja, nii et kes see seal Eestit siis olekski kuulnud. Ja mäletan, et kevadel oli Poola meedias samuti kõva furoor üleval,
ebaõiglus sai võimule, aga küllap ka Kreeka ei ole oma kohta selles 3. liigas tegelikult väärt, aga rääkides kõigepealt alustame koondisest. Valisid sinna sel korral Jürgen Soppi, Vladimir Ivanovi, Kennet Raismaa ja Kristjan Tamme. Võib-olla lühidalt selgita palun oma valikut, miks just need 4 meest? No kõigepealt, et ega meil nüüd ju väga suurt valikut ei olegi, kelle hulgast valida ja võib-olla sinna ukse taha jäigi võib-olla 1-2 mängijat. Võib-olla oleksin valinud Kristjan Tamme asemel paarismängu mängiva Mattias Siimari, aga tema selline mänguvorm ja seisund on praegu selline, et ei tulnud mõistlik teda sinna kaasa võtta. No sa oled ise olnud Siimarite treener ja oled ka praegu, kui nad Eestis on oma ülikooli õpingute kõrvalt. Kas selle võrra oli Siimari kuidagi raskem välja jätta, et sa ise oled nendega nii lähedalt seotud? No tegelikult ei ole, et ju ma oleks võid ikkagi valida, aga ikkagi peab olema adekvaatne ja siis ütleme koondisele kõige parem variant välja valida. Kuidas hetkel, mis faasis te oma ettevalmistusega olete? Vova, tulid stuudiosse trennist otse? Jah, täpselt nii. Et kuidas sa teete Davis Cupi ettevalmistust? Erineb see kuidagi sinu tavarutiinist? Ei, midagi praegu erilist ei ole, et võib-olla igal mängijal on mingisugused erisoovi, mida ta tahab eraldi harjutada trennis. Näiteks mina tegin eile Ekega eraldi korve, tegime seal natuke liikumist ja äralööke, aga siin praegu meil on väga palju aega, ei ole jäänud juba põhimõtteliselt täpselt nädala pärast peame juba mängima ja proovime mängida rohkem punkte, natuke paarismänge, sest ma usun, et paarismäng on praegu väga tähtis, et see paarismäng võibki tulla otsustavaks. Ja ega midagi sellist erilist nagu ei tee. Rohkem punkte mänge ja proovime igasuguseid neid paarismänge variatsioone. Riho, räägi, minul oli üllatus, kui sa rääkisid mulle, et siin tegelikult aitab Eestile sparri teha üks tuntud Tšiili mängija, Hans Podlipnik Castillo. Ja ei, ma lihtsalt juhuslikult sattusin täna Davis Cupi treeninguid pealt vaatama ja pidin just väga korra kokku saama, siis ta treenib siin poistega koos, aga ta on ju tuntud väga, väga hea paarismängija, et ma kujutan ette, et ta on koondisele kindlasti abiks, et äkki oskab paremini kommenteerida võib-olla. Ja kindlasti, et kuna alati on parem trenni teha, kui on paarisarv mängijaid ja kuna Kennet on praegu võistlustel ja teised on kolmekesi, siis oli nagu isegi natuke vedas ka, et täpselt sellel nädalal see Ants Podlipnik siin on ja igal juhul olen õnnega koos, et saime ta sinna praegu koos treenima terveks nädalaks. Aga kogu tiimiga saate kokku alles siis millal, kui Kennet tagasi tuleb? Jah, siis kui tal on turniir läbi. Kennet teatavasti on Tuneesias ITF-i turniiril, kus ta läbis kvalifikatsiooni ja täna peaks mängima põhiturniiri avaringi kohtumist ühe vabapääsmega turniirile pääsenud mehe vastu. Millal te Kenneti tagasitulekuga arvestate? Ilmselgelt mitte veel täna-homme. No arvestaks parimal juhul niimoodi, et ta tuleb otse sinna Kreekasse, aga mine tea. Karikaga? Jah, et paistab, kuidas see turniir tal läheb. Kuidas nüüd see rutiin või need reeglid välja näevad, et millal te saate teada, mis grupis te üldse mängite, sest variandid on Kreeka, Läti, Luksemburg, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Poola. Selle me saame teada, kolmapäeval hakkavad meil mängud ja 24 tundi ennem on siis, ehk siis teisipäeval on kaptenite koosolek ja seal loositakse ka siis alagrupid, mängime 2 alagrupis. On eelistusi ka sul? No ega seal väga ei saa eelistada, et seal pannakse reitingu järgi tugevamad paika ja siis, kes sealt üle jääb, siis nendega mängime, et ega kindlasti Kreeka ja Poola ei panda ühte alagrupina. Et ühe neist 2 suurest meie saame? Kindlasti. No edetabeli koha järgi Stefanos Tsitsipasega kohtumine tundub selline kõige magusam, ma ei tea, mõne jaoks võib-olla, et sooviks seda vältida, et kas te ootate sellist atraktiivset vastasseisu või sellist, kus on võimalik edasi minna?
no ütleme niimoodi, et see kindlasti selle esimängijale, kes siis, Jürgen on kindlasti suur väljakutse mängida nii hea mängija vastu, et ta ju viimane aasta siis võib-olla väga palju sellise klassi mängijate vastu pole saanud mängida. Ja eks see kindlasti selline raske mäng saab olema, aga et kas seal nüüd võit või kaotus, eks siis võitu on väga keeruline sinna nüüd ennustada, aga Davis Cupi sellised matšid on alati sellised ettearvamatud, aga ma ei tea, kas nüüd see saab olema, aga ei, sealt kindlasti põnev. Pigem nagu ikkagi tahaks sellise vastase vastu mängida. No ma Voova käest küsin, kuidas tema valmistub turniiriks, aga kuidas treener valmistub Davis Cupi matšideks? Oled sa juba praegult kodus arvuti ees, vaatad, kuidas vastased mängivad või see ettevalmistus ootab alles vahetult enne mänge ees? Eks ma ikka kaardistan need mängijad ära, vaatan, kus nad on, mida nad on mänginud, vaatan, kelle kohta on natuke YouTube'ist mõne hilisema mängu. Ikka jälgin neid mänge ja seas üritan sealt midagi leida siis, mida saaks ära kasutada. Mida Stefanos Tsitsipasel ära saab kasutada? No seal nüüd keeruline. jah, keeruline, et mida seal. Et võib-olla siin viimases mängus läks teil jalad krampi, et äkki lähevad siia. Voova, neid vastaseid vaadates tekib sul mingi aukartus kas või Poola või Kreeka ees või nii ei tohi mõelda? No ma isegi ei tea, kes neist tugevam on, kas Kreeka või Poola, et minu arust on Poola isegi tugevam. Sest Kreeka vastu, kui vaadata, siis mingisugused nagu minu arust nagu suuremad võimalused on Kreeka vastu. Et ütleme nii, kui on Tsitsipas nagu suurem favoriit, et kui ta näiteks võidab Jürgenit ja meie teine number alistab teist numbrit, siis on paarismäng juba selline 50-50. Aga Poolal on natuke teistsugune koosseis, neil ikka 2 top 100 hulgas mängijad ja neil on eraldi paarismängijad. Et mulle tundub, et see on isegi kõvem tiim kui Kreeka. No reeglitest veel rääkides, kas teile endale on selge, kuidas sellest grupist edasi pääsetakse? On ju loogiline, et 4 alagrupid 2 pääseb edasi, aga seal vist on mingi reegli täiendus veel juures. Täna just Rihoga ennem me lugesime neid reegleid ja sealt nagu liiga täpselt sealt välja ei loegi. Et sealt peaks nagu saama 4 mängijat edasi, aga kas saab alagrupist 2, et seal ei ole nagu konkreetselt välja toodud. See on natukene selline ebaselge asi, ma loodan, et siis järgmise nädala algus enne mängu, enne võistlust saabki teada. Jah, seal oli veel ära mainitud alagrupi suurus. Kui alagrupi suurus tegelikult on ju nagu teada. Et seal on sellega hästi palju suurt segadust olnud. Aga eks enne turniiri algus peaks ikka mingi otsus olema tehtud, et kuidas see saab olema. Voova, kuidas mängija eelistab? Kas eelistad sina mängida Davis Cupi kodus või võõrsil? Küsin sellepärast, et Saara Orav, kellega me matšpalli telesaates tegime siin aasta alguses loo, ütles, et kui neil oli nüüd Fed Cup Poolas, siis koondis oli kuidagi lähedasem, sest mängude vahel ei käidud kodus, vaid oldi siis hotellis koos pead kaelapidi, et kuidas sina eelistad? No tegelikult, kui me mängime Eestis, siis tavaliselt me ka elame hotellis kõik koos. Et me võtsime ka seda kasutusele soomlastelt, et soomlased ka siis, kui mängisid Davis Cupi kodus, siis nad kõik elasid hotellis ja liikusid koos ringi. Me proovisime ka seda mingi 4-5 aastat tagasi ja see minu arust nagu töötas väga hästi, et me kogu aeg nagu koos oleme, koos käime hommikusöögil, koos läheme trenni, et aga eks need seal on omad plussid kodus kui mängid kodus, et võib-olla kodupublik natuke aitab, samas võib-olla mõne jaoks on natuke keerulisem, kuna sa tunned seda pinget, et ootused on suured ja võib-olla mõnele on lihtsam mängida välismaal, siis sul nii suurt nagu pinget ei ole. Aga mulle alati meeldib kodus mängida, et
seda väga tihti viimasel ajal ei juhtunud ja see on hea, kui me saame nagu palju rahvast ja seda pumbet tunda, see on ikka päris kihvt tunne. Kuidas sul endal on? Kipuvad ka mängud paremini välja tulema Davis Cupil kui tavaturniiril või sealt seda vahet ei erista? Kindlasti tunnen rohkem pinget mängu alguses, kui mängin Davis Cupil, siis alguses on natuke suurem pinge, aga tavaliselt see läheb päris kiiresti üle. Aga Davis Cup on ka minu jaoks nagu olnud selline nagu eraldi kogu aeg, nagu seisis selline võistlus, et see on natuke teistsugune võistlus, vaata see, et sa ei mõtle selle peale, et kui sa võidad, sa pead homme veel mängima, sul on kindel üks mäng, sa tead, et nagu lähed väljakule, sa pead seda vastast ära võitma. Et mul võib-olla isegi ei teki sellist pinget, et ma mängin nagu riigi eest, sa mängid ikkagi nagu oma mängu, sa mõtled nagu, et sa pead vastast võitma. Mul ei ole seda pinget, et minult oodatakse nagu suured ootused. Aga kuidas see psühholoogiliselt mõjutab, et tavaturniiril, kui sa kaotad, sa tead, et sa pead õhtul kohvrit pakkima ja koju minema, aga Davis Cupil mingi puhver selles mõttes on, et sa tead, et on veel paaris mäng ees ja homme on mäng ja ülehomme on mäng, et kuidas see mängijat mõjutab? Ma arvan, et eks kõik saavad aru, et kui sa lähed väljakule, seal on 2 varianti, kas sa võidad või kaotad ja sa pead olema valmis võitma kui ka kaotama. Et kõigil võib juhtuda niimoodi, et sa kaotad kellele, keda sa pead näiteks võitma, aga selleks ongi Davis Cupil 5 mängu, et kui ühel läheb halvasti, siis teisel võib hästi minna ja see üks kaotus veel ei garanteeri, et nagu kaotate selle terve kohtumise. Ja Davis Cup on veel sellepärast eriline, et seal on treener kaasas, kelle nõu saab kasutada mängude ajal ja vahel ja peale mängu, et on see oluline sinu jaoks, et kapten saab nii palju sekkuda, nagu ta saab? Ma arvan ikka, sellest on nagu kasu, et vahest nagu ise mängid ja midagi ise ei näe, näiteks kui vastane liigub hästi tagajoonelt kaugel, siis treener näeb seda paremini, et alati külje pealt näed paremini, kui ise oled väljaku peal. Ja mõnikord aitab võib-olla ühest lausest, et seda mängu nagu teistpidi nagu keerata või oma kasuks pöörata. Eke sinule ka kindlasti treenerina, kui sa selle väljakutse vastu võtsid 2016, uus kogemus Davis Cupil, juhendada vahetult mängijaid nii-öelda punktide vahel ka, geimide vahel ka, et on see treenerina ka kuidagi teistmoodi? Jaa, kindlasti on. Et siis, kui sa saad mängijaga suhelda nii-öelda mängu ajal, et siis sa saad sellest mängust tegelikult palju rohkem teada. Saad teada, mida mängija tunneb, kas ta on võimeline midagi muutma, midagi teistmoodi tegema. Et tihti tavaturniiridel sa lihtsalt saad teha niisugust mänguanalüüsi peale mängu ja siis võib-olla mängijad tihti võib-olla ei mäletagi, mis seal täpselt oli, millised need situatsioonid olid. Et mängija kohta õpib sealt palju rohkem. No teile võib-olla ei ole siin midagi uut, aga kuulajatele natukene Davis Cupi ajaloost ka. Esimest korda Eesti oli üles antud 1934. aastal. Aastatel 45–92 mängisime Nõukogude Liidu koosseisus, kes mängis, kes ei mänginud. Rekord 37 nominatsiooni on Mait Künnapi käes. Ega Jürgen Zopp sellest väga palju maha ei jää, 32. Ivanov, kui mu andmed tõele vastavad, siis peaks sul olema 24. Mina ei oska öelda, mina ei loe neid numbreid. Kennet Raismaal 9, tuleb siis 10. ja Kristjan Tamm eelmisel aastal esimest korda sai nominatsiooni. Voova, millised mälestused sul Davis Cupist on? On sul mõni eredamalt meeles sealt varasemast või milline on selline tipphetk? Kindlasti ma mäletan oma esimest Davis Cupi mängu siis, kui me mängisime Bosnias Armeenia vastu ja ma mängisin ühe armeenlasega, võib-olla keegi mäletab sellist mängijat nagu Sarkis Sarkisjan.
minu arust oli kõige kõrgem koht äkki 50, midagi sellist. Ja ta on mänginud US Openil 3. ringis. Ja tänu sellele võidule lõpuks me saimegi edasi, mitte sellele võidule, vaid me võitsime alguses Armeeniat, siis võitsime Türgit ja võitsime Leedut ja saime ka 3. liigast 2. liigasse. Ja oli huvitav see, et siis, kui me mängisime Davis Cupi, kellelgi ei olnud ATP punkte. Et me mängisime mina, Jürgen Sopp, Jaak Põldmaa ja Mikk Irdaja. Et see oli selline üks magusamaid võite üldse Davis Cupil. Ja kindlasti mäletan, üks väga hea kohtumine oli Iirimaa vastu, siis kui Jürgen oli vigastatud ja tema ei saanud mängida ja mina pidin mängima esinumbrid ja me kaotasime napilt Iirimaale 3-2. Et mina võitsin mõlemad üksikmängud, päris head vastased olid. Ja paaris mängus olime 2 seti taga ja siis jõudsime 5. seti ja meil oli kasutada 2 matšpalli, mida me kahjuks ei saanud. Ja ma arvan, see oligi väga tähtis mäng ja pärast me seal teises mängus kaotasime Bulgaariale ja kukkusime uuesti 3. liigasse. No Jürgeniga sa värskelt mängisid alles mõned nädalad tagasi Ukrainas esimeses ringis. Kaotasid küll 6-7, 1-6. Kui nüüd natukene intriigi üles proovida puhuda, kas see oli matš Davis Cupi koondise esinumbri koha peale? Ei, päris nii ei olnud. Ma arvan, et Jürgeni tase on kõrgem kui minu. Isegi kui mina näiteks oleks ta võitnud, ma arvan ikkagi, et tema tase on ikkagi parem. Aga ma arvan, et mina võin Jürgenit võita, aga sellepärast, et me teame üksteist nii palju ja me võib-olla ei suuda üksteise vastu nagu nii kurjalt nagu mängida ja me võib-olla ei näe üksteisest nagu sellist nagu konkurenti, et maailmas on nii palju mänge, et ma arvan, et me oleme üksteisele nagu kõige viimased konkurendid, ja siis meie mäng oli ka selline, ütleme nii, et väga, väga sõbralik ja väga viisakas ja ega ma ei usu, et see mäng oleks midagi muutunud tema või minu jaoks või isegi selle mängu tulemus. Te läksite sinna turniirile vist koos kohale, on nii? Te mängisite seal paari ka ju? Jaa, mängisime paar ka. Et kui te tabelit nägite, mis need emotsioonid olid? No tegelikult Jürgen ei näinud alguses tabelit, me pidime trenni minema ja siis ta võttis seal karbist treeningpalli ja ma tulin, panin talle käe õla peale ja siis ta ütles, oma vahel või? Ma ütlesin, jah, täpselt nii. Ja siis ta ütles, rohkem ma sinuga trenni ei tee. Et siis lõppes kohe trenn ära? Ei, läksime ikka, et ega seal, me teame üksteist nii palju, mängu ka teame nii palju, et ei ole, mis seal ikka, me isegi hommikul lõime koos soojaks, et see koos treenimine, see ei muuda midagi. Aga räägi natuke nende numbrite taha, 7-6, 6-1, esimese seti kiire mäng lõppes 11-9. Ei, 6-4, 6-1. 6-4, 6-1, mul on valed numbrid siis. No 7-6 on ka hea tegelikult. 7-6 on ka päris hea. Okei, aga milline see mäng välja nägi? Ma kujutan ette, et väga paljud eestlased sellele kaasa elada vahetult ei saanud. Ei, no tegelikult mäng oli väga, väga tasavägine, et kui vaadata neid punktide arv, siis teist seti ma kaotasin seisuga 6-1, aga mina võitsin 25 punkti, et kõik geemid olid tasavägisid ja Jürgen suutis paremini mängida otsustavatel hetkedel. Ja esimene set oli ka suht tasavägine, ma olin breigiga maas, siis Jürgen otsustas, et see on liiga lihtne, tema jaoks oli 3 topeltviga järjest ja tuli 4-4, selle peale ma vastasin ka oma alustasin geemi 2 topeltveaga ja siis väga lahke mäng. Jaa, me olime sellised väga viisakad, et nii kui üks eksis, siis teine eksis talle. Avasite uksi üksteisele. Jaa. Ja ma arvan, et mäng oli suht väga tasavägine, et see seis võib-olla ei näita
sellist pildi, aga mäng oli minu arust väga tasavägine ja ma tundsin ka, et siis et Jürgen oli kindlasti natuke parem, serv oli natuke parem temal ja tõrjus parim minu servi ja mul oli natuke ka, ma tundsin esimest korda viimase 3 aasta jooksul, et mul küünarnukk natuke hakkas uuesti tunda andma ja äkki, et Eke noogutab praegu. jaa, et ta võib-olla Ja naerab. arvab, et see on vabandus, aga ei, tegelikult Ei ei olnud, arva. ma lihtsalt natuke tundsin tõesti, et see võib-olla ei seganud otseselt, nagu ma sain nagu 100%-ga mängida, aga kogu aeg, ma tundsin, et väike selline hirm oli. Aga no, mäng lõppes ära, surusite kätt, läksite riietusruumi ja rääkisite mängust edasi või? Ei no, päris nii ei olnud, sest samal päeval me pidime paari mängima, aga eks sellist tulemust, ma arvan, mõlemad ootasime, et Jürgen võib-olla ka oli suht rahulik seal, ma nägin, et siis, kui ta kaotas oma servi game'i, siis ta ei läinud närvi, tõenäoliselt ta tundis, et kõik on kontrolli all. Ja nii see läkski. Teie tänane treeningpartner kirjeldas mulle hästi tippsportlase tennisisti elu, et võttis näppu, vajutas mulle tugevalt niimoodi siia õla peale, mul oli nii valus ja ütles, et see ongi tippsport, et sul on kogu aeg kuskilt valus, aga sa lihtsalt harjud sellega. Jah, täpselt nii. Aga see mis see küünarnukk, jah. täna enam tunda ei anna? Praegu ma teen valuvägiste kuuri, et praegu ma ei tunne üldse midagi, et ma loodan, et see raskemaks olukord ei lähe. Eke Voova ütles välja, et esinumber on meil Jürgen Sopp, aga kuidas sa teise, kolmanda, neljanda oma vahel ära jagad? No kuna 2 mängivad, kui üks on kindel, siis tuleb teine number ära jagada, kui me üksikmängudest räägime. Ja eks ta ongi alati olnud keeruline, sellepärast, et keegi ei ole kelleski ilmselgelt parem, aga tavaliselt me oleme selle eelmisel õhtul otsustanud, või mina olen see otsustanud eelmisel õhtul ära, et kes seal mängib. Eks ta selline natuke võib-olla tulemuste pealt, natuke kuidas trennis on, kes kuidas tunneb, kes kui kasvab päris terve ja natuke kõhutunde pealt ka. Selle järgi vaata, et kes on parem paarismängija, jääb siis nii-öelda kolmandaks, neljandaks? No meil on olnud niimoodi, aga praegu See oleneb kõigist vastasest. ja oleneb jah täitsa, et suure tõenäosusega meil on ikkagi vaja nagu kõik mängud nagu maksimaalselt mängida, et seal meil ei ole sellist nagu valikut, et paarismängijad, üksikmängijad, et me nende vahelt seal peame kõik valima. Näed sa seda ka, kuidas need 3. ja 4. istuvad niimoodi longus peaga pingi peal, kui on otsus tehtud? No tegelikult nad ei istu kunagi longus peaga. Eks nad saavad aru ja ega seal nüüd keegi ainult pingi peal istunud ka ei ole. Võib-olla vastupidi õnnelikult, et ei pea mängima täna. Ja, võib ka olla, jah. Et suur vabanemine on võib-olla mõnel, et ei peagi minema. Eke, ega väga palju avalikkusest teada ei ole, et milline su enda tennisemängija taust on, et me võime küll Tenniseliidu kodulehelt lugeda, et sa 7-aastaselt alustasid mängu, aga edasi statistika kaob nagu kuskile udu sisse, et seda ei ole võimalik leida. No mina mängisin, ütleme siuksel noorteklassis olin ma omavanustes esimene, teine ja pärast hiljem selline Eesti meistrivõistluste veerandfinaal, 4. ring, umbes selline tase. Paarismängus oli natuke parem, aga jah, üksikmängust, näiteks veerandfinaalist Eesti meistrivõistlustel ma kaugemale pole jõudnud. Siin Davis Cupi koondise uksele ei koputanud? Kusjuures ma isegi olen mäletamist viisi vähemalt ühes laagris käinud, Haapsalus kunagi. Harri Nepi oli kapten. Kes siis tiimis olid? Ma arvan, Künnap ja Vahkal ja selline ka, ja Luškin. Et seal minu meelest oli Eek veel siis ka ja siis ma käisin seal, äkki tegime trenni, ma olin nagu seal nii-öelda paarismängus parra. Ahah, et väike lootus oli? No tegelikult ei olnud, aga ma sain sinna lihtsalt nendega treenida koos.
et ma sain pihta küll enam-vähem okeilt, aga rahvusvahelisel tasemel ei ole mul edu olnud ja ega ma ei ole seda proovinud ka. aga kui tänasest koondisest rääkida, siis 4 meest on paberil, aga kui suur see nimekiri on, kes seal järjekorras järgmised oleks? Sa ütlesid, et väga suurt valikut ei ole, aga kas ühest käest piisaks? Peale seda 4? Jah. No ühest piisaks, jah. Aga saad sa need nimetada, kes võib-olla annab motivatsiooni juurde, et järgmine aasta rohkem pingutada? No Mattias Siimar, Christopher Siimar, Siim Troost, Daniil Klinka ja Robin-Erik Parts. Ja Riho Kallus alati proovib sinna, käib ka alati küsimusega, aga kogu aeg saab eitava vastuse. No üritame edasi, ma alla ei anna. Vanus vast hakkab siin juba mõjutama? No ei ole midagi hullu. Ma olen ikkagi 2-kordne Eesti karikavõitja, et ikkagi loodan edasi. Vova, mis turniirid sind pärast Davis Cupi ees ootavad? Mis sel aastal veel plaanis on? No täpselt veel kalendrid ei ole veel paika pannud, et kindlasti mängin Pärnus rahvusvahelist turniiri ja tõenäoliselt peale Davis Cupi lähen 2 turniirile Rootsi, 25 000-sed. Oled sa, ma vist pärast Eesti meistrivõistluste finaali ka küsisin sult, et mis sul selle aasta eesmärk on, siis sa veel ei osanud öelda, mis siin lähitulevikus saab, aga oled sa mõelnud, et kuidas see aasta peaks lõppema, et see aasta lõpuks saaks öelda, et jah, see aasta läks korda? No ütleme nii, et see on päris keeruline selline vastus, et iga aasta ma alustan maksimaalselt teen trenni, nagu proovin nagu maksimaalselt professionaalne olla, aga see aasta võib-olla ei olnud nii edukas, kuigi ma ei saa öelda, et minu mängutase on nii kõvasti langenud, et mina ei suuda kuskil mingi turniiri ära võita. Aga eks vaatame, et see tennise vorm on, ütleme nii, päris huvitav asi, et ta võib ühel hetkel nagu ära kaotada täiesti ja samas ka võib ühel hetkel nagu tagasi tulla. Ma mäletan, kunagi sa ütlesid mulle niisuguse lause, et kui sa ise olid seal oma parim ranking, mis sul oli seal 300 kandis, siis sa ütlesid selle lause, et sel ajal top 500 ja tänane top 500, et see tasem on nagu meeletult tõusnud. On see nagu? Jah, see täpselt nii oli, et kui ma mängisin 5-6 aastat tagasi, see 500 oli ikkagi võrreldes sellega, mis praegu on, see oli kõvasti nõrgem. Ja, et praegu on hästi palju noored, kes hakkanud paremini mängima ja sa tuled isegi kõige väiksemale turniirile, sa näed, et hästi palju mängijad reisivad juba treeneritega juba seal. Tavaliselt oli niimoodi, et sa lähed kuhugile Soome või ma ei tea, Kasahstani, seal üliraske oli kedagi leida, kellel oli oma treener kaasas. Ja siis praegu ikkagi vaatad, et konkurents on ikkagi suuremaks läinud. Jah, ma mäletan aastat 10 tagasi, kui ma korraldasin Futures turniire Eestis, vaid Saaremaa Openide turniirid, siis oli ikka päris palju, tihti juhtus seda, et treenerid mängisid turniiriga kaasa, et täna niisugust asja ei näe enam. Jah, et isegi minu arust Saaremaal oli ükskord niimoodi, et meil ei olnud kellelgi seda valgkaarti anda ja Rauno Kull pidi põhitabelis mängima, kui keegi teab sellist mängijat, et ta on pigem tennisetreener hetkel. Aga nüüd, kui augusti keskpaigas edetabelisüsteem uuesti muutus, et ITF-i turniiridel on võimalik ATP edetabeli punkte korjata, kas sa tajud, et juba on ITF-i turniirid selle võrra tugevamaks muutunud? Nad on juba muutunud tugevamaks juba aasta alguses, kuna seal oli hästi palju muudatusi. Esiteks nad tegid kvalifikatsiooni, need kvalifikatsioonitabelid olid 24-sed, et enam suuremat nagu ei tohtinud teha, sest kunagi olid neid 64-sed või 128-sed ja hästi palju mängijad ei saanud üldse kuhugile turniirile peale. Ja vaikselt niimoodi tehti neid muudatusi ja praegu on need kvalifikatsioonid juba natuke suuremaks tehtud ja need ATP punktid on nüüd uuesti tagasi ITF turniiridel, et
ühel hetkel ma lihtsalt ei viitsinud juba neid muudatusi juba jälgida, sest neid oli nii palju, iga nädal me saime mingisuguse emaili, et nüüd tulevad uued muudatused ja ühel hetkel ma lihtsalt ei viitsinud juba neid jälgida, et seal oli nii palju ja nii keerulised, et üliraske oli nagu midagi seal aru saada. Siis läheb mängima üks hetk ja äkki trips loeb näiteks. Jaa, täpselt nii peaaegu oligi, et ja ma arvan, et ma ei ole praegu 100% kursis, ma ei tea, kuidas neid ATP punktid seal isegi turniiridel neid jaotatakse, et 100% veel kindel ei ole. Kui ma õigesti mäletan, siis ühel tenniseliidu pressikonverentsil, kas see oli eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, sa ütlesid, et sa ei välista, et võid sel aastal rohkem keskenduda paarismängule. Oli siuke mõte hooaja alguses peas, sest tegelikult sa ei ole väga palju rohkem keskendunud paarismängule, sa ikka mängid päris palju üksikut ka. Ja kindlasti ma olen mõelnud selle peale, kuna eelmisel aastal ma võitsin 3 rahvusvahelist turniiri, siis ma mõtlesin, et äkki paarismäng hakkab mul paremini välja tulema, aga jällegi tänu nende muudatustele ma ei saanud üldse aasta alguses neid turniire mängida, sest ma lihtsalt ei saanud peale. Et mul oli eraldi ITF ranking ja paarismängu ATP rankingut mul ei olnud. Ja tänu sellele ma ei saanud üldse turniire mängida ja võib-olla esimese 4-5 kuu jooksul ma mängisin võib-olla 2 või 3 paarismängu. Et see on ikkagi päris keeruline ja neid muudatused, ütleme nii, vaikselt hakkasid seda paarismängu nii-öelda tappama. Aga praegu neid ATP punktid uuesti, neid on võimalik saada ITF turniiridel, et nüüd mul on uuesti ATP paarismängu ranking on olemas, et praegu ma igal pool turniiridel saan paigutust, et see on suur abi ja eks vaatame, võib-olla tõesti paarismäng hakkab paremini välja tulema. On sul hetkel treener ka, kes sind abistab regulaarselt? Regulaarselt ei ole, äkki natuke aitab ja eks praegu on selline aeg, kus me väga palju trenni ei tee, siis rohkem mängime turniire suvel. Suvel on rohkem võimalusi turniire mängida ja natuke on aidanud Andres Kuhi siiskond on Eestis ja teeme koos Kennetiga, aga sellist nagu treenerid, kes on 100% minuga kaas, sellist ei ole praegu. Eke, kui suur tagasilöök see Eesti meeste tennisele oleks, kui Jürgen ja Vova siin 2-3 aasta pärast reketid nurka paneks? No, ma usun, et nad ei pane veel nii kiiresti nurka neid reketeid. Ja ega siis kindlasti, ühesõnaga see tagasilöök oleneb sellest, et kuidas need noored mängijad peale tulevad, et ju seda me ei oska ennustada. Et tahaks küll, et Kristjan Tamm ja Kennet Raismaa ja teised seal nüüd teeksid ikkagi sellise vähe korralikuma tõusu. Kuidas sa nende arengut hetkel hindad? Mina arvan, et nüüd viimane aasta, kui Kristjan Tamm on seal Prantsusmaal akadeemias olnud, siis tema mäng on kindlasti paremaks muutunud, eelkõige stabiilsemaks ja füüsiliselt on ta paremaks saanud. Kennetil on olnud paaril viimasel aastal igasuguseid erinevaid tobedaid vigastusi ja ta pole saanud seal korralikult oma asju teha. Aga nüüd tundub, et ta vähemalt saab harjutada ja eks siis ootame seda tõusu ka. Kui hakata siin jutte veel kokku tõmbama, Riho, on sul vahepeal mingi tähelepanek, küsimus, mis on jäänud küsimata 50 minuti jooksul? Ei tule praegu meelde. Et millise eesmärgiga Eesti Davis Cupi koondis Kreekasse järgmine nädal läheb? Eke kõigepealt. No eesmärk, ütleme niimoodi, et kui me need ikkagi reegleid tõlgendame niimoodi, nagu nad peaksid olema, siis eesmärk peaks olema sealt ikkagi edasi saada. Et nagu vähemaga ei ole nagu mõtet minna. Vova, jagad treeneri mõtet? Jah, täpselt nii. Aga selge, aitäh, et saite kiire ettevalmistusperioodi ajal siis stuudiost läbi hüpata ja ma loodan ja arvan, et me kohtume veel tulevikus, kas või
Davis Cupi juttudega või mingite muude juttudega siin sama stuudios. Aitäh teile! tänan! aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.